Nii, tere hommikust. Kell on täpselt 10:00, nii nagu lubasime alustada. Täna siis kõneleme mina ja Herje teile uuest EMTA teenusest, mis on maksukäitumise hinnangud ja mis on siis abimeheks nii ettevõtjale, juhatuse liikmetele kui ka raamatupidajale. Kõigepealt siis korraldusliku poole pealt küsimused saate küsida lõpus, tutvustame teile teenust ja näitan ka rakenduses endas, mismoodi teenus välja näeb ja kuidas seal navigeerida saab. Ja ühtlasi siis mina olen siis Kaili Veiksaar, maksukäitumise hinnangute teenuse juht ja olen EMTA-s töötanud aasta ja natukene peale, enne seda siis olin pikalt panganduse sektoris ja palju kokku puutunud finantseerimise protsessiga. Aga nüüd siis aasta EMTA ridades. Aga minuga on siis täna siin ka Herje Vahemäe, kes kohe tutvustab ennast ise. Jah, mina olen Herje ja mina töötan Maksu- ja Tolliametis tunduvalt pikemalt kui Kaili ja mina töötan maksuauditi osakonnas ning minu tiim või minu inimesed siis koos meiega me tegime need selgitused valmis, mida me teile kuvame ja millest me täna natuke lähemalt ka siis räägime. No Herje, ütle ikka, kui kaua sa oled Maksu- ja Tolliametis töötanud? Peaaegu 20 aastat, natuke. No, väga kõnekas staaž. Nii, aga kena. Siis asume teema juurde ja meil on siin üle 200 liituja, kes liitub siis jooksvalt, siis saab ennast lainele lülitada. Loodetavasti olete mõnusasti kohvitassi juurde haaranud ja nagu ütlesin, siis lõpus saame ka küsimustele vastata läbi chati või Q&A. Aga hakkame siis minema. Nii, aga maksukäitumise hinnangud, kus selline teenuse idee üldse tekkis? Tõesti, ettevõtjad esitavad Maksu- ja Tolliametile suurel hulgal erinevaid andmeid ja deklaratsioone, aga meile siis tundus ja ka ettevõtjatele, et nad ei saa piisavalt, ei saanud siis tagasisidet, kas maksuasjad on korras või mitte. Ja tegelikult olidki maksumaksjad sellises ootamatus olukorras, et nad ei teadnudki, et esitasid oma andmed ära ja meie kogusime siis kõik kokku kenasti, et kas maksuhaldur täna helistab mulle või mitte. Ja sellest siis tuli selline idee, et me võtame need andmed kokku ja anname ettevõtjale tagasisidet, mismoodi siis EMTA ettevõtjat näeb ja kas tema maksukäitumine on korras või mitte. Ja seda tagasisidet anname ettevõtjale hinnangute vormis. Ja mitte siis ainult ei ütle, et midagi on hästi või halvasti, siis anname ka täpsema selgituse, mida peab siis korda tegema, et muutuda siis maksukäitumise poolest korrektseks. Hinnanguid näevad täna ainult ettevõtted ise. Aga lisaks hinnangutele, millest lähemalt ka täna detailselt räägime, on teenusesse kokku koondatud palju erinevat informatsiooni ettevõtte üldandmete kohta. Ja neid me siis kutsume avalikeks andmeteks. Neid me saame nii äriregistrist kui ka siis näiteks kvartaalseid andmeid maksude kohta, käibe, ettevõtte töötajate arvu kohta, mida iga ettevõtja esitab kvartaalselt Maksu- ja Tolliametile. Siin kohe avalikes andmetes on ka näha näiteks registrikoodid, käibemaksukohuslase numbrid, aga ka avalik info, kas ettevõttel on esitamata deklaratsioone või ettevõttel on võlg. Ja tegelikult selle info nägemiseks ei peagi sisse logima hinnangute teenusesse EMTA-sse, vaid need on kõik kättesaadavad avalike andmete päringu kaudu EMTA pealehel emta.ee. Ja varasemalt siis ettevõtja pidi päris mitu erinevat klikki tegema EMTA kodulehel, et need andmed ühte kohta saada. Et andmeid võib vaadata nii enda ettevõtte kohta kui ka näiteks oma koostööpartnerite või tulevaste tehingupartnerite kohta. Lisaks siis nendele üldandmetele, aadressidele ja kõik see, mida nägime, on ka veel kokku koondatud erinevad maksu, aktsiisi ja tolliteenuste load, majandustegevuse registri teated ja load ja ka näitame ettevõtte elulugu,
alates siis ettevõtte asutamisest, käibemaksukohustusest, registreerimisest kui ka siis kehtivate juhatuse liikmeteni välja. Ja siin siis üks pilt, et kui lähete empa.ee pealehele, siis vot sellisest kohast võite leida avalike andmete päringu ja seal saate juba siis otsingu teha, kas ettevõtte nime või registrikoodi järgi ja kõik see eelnev, mis ma siis näitasin, siis avaneb teile selle ettevõtte kohta. Aga kellele me siis üldse hinnanguid anname ja kellele kohta kuvame avalikke andmeid. Et meil on siis circa 160 ettevõtet septembrikuu seisuga, kellele me hinnanguid anname. Ja nendest on siis peamised äriühingud, nii käibemaksukohuslased kui ka mitte käibemaksukohuslasest äriühingud, kes esitavad meile erinevaid andmeid, deklaratsioone, aga füüsiliste isikust ettevõtjate kohta on siis selline erisus, et hinnanguid anname ainult käibemaksukohuslastele. Teatud isikute kohta on siis ka avalikud andmed olemas, mitte käibemaksukohustusest FIE-d ja mittetulundusühingud ja sihtasutused, aga just siin avalik-õiguslikele asutustele, korteriühistutele, hooneühistutele, mitteresidentidele, need, kes siin allapoole jäävad kõik, nendele me hinnanguid ei anna ja seda sellel põhjusel, et tõesti andmemudelid, kes seda siis hinnanguid arvutavad, on siis suunatud peamiselt äriühingutele, kelle kohta meil on andmeid, et siin näiteks mittetulundusühingutel on selliseid erisusi, mida me täna ei ole oma mudelitesse lisanud, aga see ei tähenda, et tulevikus seda teha ei võiks, et kui me siin näeme, et teatud isikud siiski nii-öelda riskigruppi sattuvad või me soovime neile midagi öelda, siis tulevikus on see ka võimalus, et me lisame veel isikuid hinnangutesse, et hinnangute teenus on selline ajas uuenev ja üks hea teenus ei saa ilmselt kunagi päris valmis. Nii, aga näitan siis ka, et see on siis empa e-teenuse keskkond ja seal on siis olemas meil hinnangute menüüpunkt, mis siis ilmus ettevõtetele circa 4 kuud tagasi. Juuni lõpust siis alates on see teenus kenasti klientidele kättesaadav ja automaatselt ka töölaual siis ettevõtet valides on ta nähtav seaduslikele esindajatele ehk ettevõtte juhatuse liikmetele. Et meil siin tõesti suvel olid ka väikesed viiperused, et kõik juhatuse liikmed automaatselt ligi ei saanud, kuid tänaseks on see mure lahendatud, nii et kes korra nii-öelda proovisid ja ligi ei saanud, siis tasub kindlasti uuesti proovima tulla, aga raamatupidajatele on selline nõuanne, et teil on ka hinnangute menüüpunkt olemas, kui te sinna alla vaatate, aga hinnangute koha peal on teil lukud. Et tegu on siiski suures osas maksusaladusega ja seetõttu siis saame hinnanguid vaikimisi kuvada ainult juhatuse liikmetele. Et teil kindlasti soovitan juhatuse liikmel sabast kinni võtta ja paluda neid õigusi. Et selleks, miks neid siis teil vaja oleks, raamatupidajatena räägime ka lähemalt edaspidi. Aga nagu mainisin, et töölaual nad kenasti leitavad on, nii et kuskilt nurga tagant neid otsima ei pea. Ettevõtte on siis kuvatud 2 hinnangut. Meil on maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang. Maksukuulekuse hinnangu alla oleme pannud sellised näitajad, mis iseloomustavad seadusest tulenevate kohustuste täitmist ja ühtlasi ka keskmise töötasu ehk ümbrikupalga riski. Ja maksuasjade korrasoleku hinnangu all on meil peamiselt siis deklaratsioonide esitamise, sotsiaalmaksu deklaratsiooni, käibemaksudeklaratsiooni ja töötamise registri andmete põhjal kogutud andmed ja samamoodi muud tähelepanekud. Et nendest näitajatest räägib Herje ka varsti lähemalt. Nii, aga siin pildi peal veel mainiksin ära, et näete kenasti, et septembrikuusse on see hinnang antud ehk et jah, kui me oleme täna oktoobrikuus,
siis 25. oktoobril anti siis maksukuulekuse ja maksuasjade korrasoleku hinnang septembrikuusse. Kuigi siis jooksvatel näitajatel, näiteks võlal, millest ka kohe räägime, on see nii-öelda postike juba jooksvas kuus olemas, siis 25. kuupäev tasub meelde jätta, et sellel kuul me anname siis hinnangu eelnevasse kuusse. Aga mida need siis värvid ja numbrid üldse tähendavad? Et oleme loonud sellise hästi lihtsa valgusfoori meetodil tagasisidestamise vormi ja loodame, et kõikidele on kenasti arusaadav. Kui hinnangud on rohelises, siis on kõik korras. Kui hinnang on kollane, siis ettevõtjal on mõned puudused ja kui hinnang on 1, siis on olulisi puudusi, mida me siis ootame, et ettevõtja kindlasti üle vaataks ja korda teeks. Nii, aga tuleme siis täpsemalt nende hinnangute juurde, et maksukuulekuse hinnangu all, siin on ka näha, räägime siis 6 näitajast ja need on siis võlg, deklaratsioonid, süüteod, maksumenetlused ja vastutava isiku taust ning seesama keskmine töötasu. Ja sealt siis all vaatleme, nagu mainitud, seadusest tulenevaid kohustusi. Ja teine hinnang siis on maksuasjade korrasoleku hinnang, mille signatuur on selline trepiga mehike. Ja seal all on samamoodi 6 näitajat. Töötamine, müük, maksustatavad kulud, väljamaksed, ost ja muud tähelepanekud. Et siin tahaksin ära mainida siis väljamaksete näitaja, mis on meil täiesti värske näitaja alates selle nädala esmaspäevast, et lisasime sinna siis infot ja samamoodi, kes eelnevalt või alguses külastasid teenust, siis kindlasti soovitame uuesti vaatama minna. Ja muud tähelepanekud on siis selline näiteks huvitav näitaja, kus me anname selliseid selgitusi, mida maksumaksja lihtsalt peaks arvesse võtma ja mis ei mõjuta siis maksuasjade korrasoleku hinnangut. Seal on näiteks sellised selgitused või selline info, kui ettevõtte tehingupartner vahetab juhatuse liiget. Nii, aga mida siis peab tegema ettevõtja, kui ta näeb punast värvi? Ehk et me anname siis teile täpsemad juhised, mida tuleb üle vaadata, kui on tegu siis kas punase või kollase värviga. Ja seal siis pärast rakenduses saame ka täpsemalt vaadata, on selline väike nupuke, et vaatan selgitusi, ehk et selle asja nimi, kust näeb täpselt, mis vajab korda tegemist, on selgitused ja siin all on ka üks näide, kus palutakse üle kontrollida siis käibemaksudeklaratsiooni lahter 5.1 näiteks. Aga neid selgitusi on meil väga palju ja pärast veel vaatleme erinevaid nii-öelda puudusi, mida ootame siis korda tegema. Nii, aga nüüd ma annangi sõna üle Herjele, kes siis täpsemalt räägib, mis me iga näitaja all vaadelnud oleme ja mis tagasisidet me teile anname. Ma kõigepealt räägin lühidalt siis nendest kõigist 12 näitajast, mida me teile kuvame ja siis edasistes slaididel räägin ka populaarsematest selgitustest, kus siis selgituste saajate hulk on mõnevõrra suurem kui mõnel teisel selgitusel. Et maksukuulekuse hinnangu all meil on selline näite nagu süüteod ja selle all me siis kuvame äriühingutele kehtivate maksu- ja tollialaste süütegude andmed. Ja me kuvame neid andmeid nii kaua, kui see süütegu on kehtiv või see karistus on kehtiv. Et kõiki muid süütegusid, mis mingid teised asutused vääravad, et neid siin ei kuvata, vaid lihtsalt maksu- ja tollialased süüteod. Siis võlaselgituse all, nagu Kaili juba eelnevalt märkis, me näitame jooksvalt maksuvõla suurust, maksuvõla vanust. Et see selgitus meil on kindlasti üks selliseid, kus on päris palju selgituse saajaid. Vastutava isiku tausta selgituse all siis kuvame esiteks sellesama ettevõtte juhatuse liikme vastutava isiku kohta teatud infot, näiteks kas tal eraisikuna on võlg või kas tal on äri- või ettevõtluskeelud. Aga siin all me kuvame ka sellist infot, et kui juhatuse liige näiteks on mõne eelmise ettevõttega, tal on sellega kehvasti läinud ja see on võlgades maha jäetud, siis me selle eelmise ettevõtte võlgu kuvame ka
siin vastutav isiku taustal vastutav isiku miinusena. Ehk et siis siit saab siis inimene infot, et kui eelmine kord läks kehvasti, äkki siis seekord läheb paremini. Maksumenetluse näite all me räägime, kuvame selgitusi nendesse kuudesse, kus lõpevad kontrollid ja nende kontrollide tulemusi siis me sellest selgitusest toome välja, et mitu menetlust on 12 kuu jooksul olnud ja mis summas siis maksukohustused on suurenenud just Maksu- ja Tolliameti initsiatiivil. Et kui te ise oma deklaratsioone parandate tasumiskohustusega siia või sinna poole, siis see siin ei kajastu. Siis deklaratsioonide näite all on meil kõige rohkem selgitusi, need on üle 50 ja siin annavad siis tooni käibedeklaratsiooni vormivead ja siis KMD inf A ja B osade täitmise vead. Ehk et ikka juhtub, et kuna meil näiteks inf A ja B osa täitmisel on erinevad lahtrid, siis täidetakse sama loogikaga mõlemaid, aga need vead me siis toonitame siin üle ja me muuhulgas selgitustes ütleme ka siis, millise tehingupartneriga, kes teil on siis KMD inf A või B osal näidatud, see viga on tekkinud. Aga samamoodi me siin deklaratsioonide komponendi all näitame selgitusi ka selle kohta, et kui meie andmetel teil peaks olema mingi deklaratsioon esitatud, aga seda ei ole, et käibedeklaratsiooni puudumist me saame siin näidata aktsiisideklaratsioonide puudumist ja samamoodi ka mingid teatud tõrgannete eksimused on siinsamas näitaja all. Keskmine töötasu, nagu Kaili juba selgitas, on siis meie hinnangul ümbrikupalga kahtluse korral teile kuvatud. Ja seal me siis võrdleme ametikoha põhiseid töötasusid, mida teie deklareerite ja mida siis Eesti keskmisena me ise näeme, et teised deklareerivad. Siis maksuasjade korrasoleku hinnangul ostu- ja müügikomponendi selgitused põhinevad pealiselt käibedeklaratsioonile, samamoodi inf A ja B osal, aga seal on siis sisuvead, mitte vormivead. Et näiteks kui isikul on teatud hulk juba töötajaid ja tema töötasufond on juba väga suur ja ta ei ole näiteks käibemaksukohustuse registrisse registreeritud, siis me kuvame ka selgitust selle kohta, et me hoiatame, et kuna meie teadmisel sinu palgafond on nii ja nii suur, et äkki sa peaksid olema käibemaksukohustuse registrisse registreeritud. Samamoodi, kui on inf A ja B osadel erisused tehingupartnerite vaheliste tehingute osas, siis me anname ka sellest teada, et ühel puhul me võib-olla kahtlustame siis käibe varjamist ja teisel puhul, et kas on õige aeg ka sisendkäibemaksu tagasi küsida. Siis maksustatavate kulude selgituste all on meil küll vähe selgitusi, aga seal me siis räägime sellest, et võrdleme, kas teie ettevõtete nimel olevate sõidukitel on Maanteeametis siis tehtud märge selle kohta, kas see auto on siis mõeldud ainult ametisõitudeks või mitte, võrdleme siis DST lisa 4 erisoodustusena tulu- ja sotsiaalmaksu deklareerimist ja kui need andmed ei lähe kokku, siis me lihtsalt toonitame, et vaadake üle, kas Maanteeameti andmed või siis DST andmed, et asjad korda saaksid. Töötamise registri all näitaja all me siis selgitame töötamise registri küsimusi. Ja muude tähelepanekute all, nagu Kaili ütles, et me siis anname teada maksumaksjatele seda, et kas teie tehingupartneritel on juhatuse liikmed vahetanud või mitte. Et need selgitused me tegelikult tegimegi ettevõtete ettepanekul, et meil oli väike testgrupp, kes siis arvas, et seda võiks teha ja neid selgitusi kuvatakse viimase KMD inf A ja B tehingupartnerite kohta. Et me nagu ei räägi või ei kuva seda nagu mingisuguse pikema aja kohta, aga lihtsalt vaatame viimase kuu teie infoandmeid ja tehingupartnereid ja siis selle kohta neid kuvame. Ja väljamaksede selgitus, nagu Kaili ütles, on täiesti uus selgituste näitaja. Et seal me siis, mida me siis hakkasime esmaspäevast kuvama ja seal me siis toome välja näiteks DST ja TÖR vahelised seosed, et kui teil on keegi töölepingulise kandvega TÖR-is, aga sinna siis ülejärgmisel kuul hiljemalt ei ilmu DST-le väljamakset, siis me anname näiteks teada, et isegi kui väljamakse ei tehtud, siis sotsiaalmaksu miinimumil tuleb see tasu ikkagi ära deklareerida ja tasuda. Et äkki nüüd vahetame slaidi. Nii, et nüüd me toime mitme slaidil siin välja kõige populaarsemaid selgitusi. Et üks kõige populaarsem on jõumise keskmise töötasu selgitus, et seda me näitame circa 15 000 isikule. Ja siin selgitus on ka seda öeldud, et kui teil ikkagi tekib kahtlus, et teie ei peaks seda selgitust saama, siis andke meile sellest teada, kas siis saadan kirja kohta Salenta või saatke e-postiga kirja äriklientilt EMTA-le, siis me saame need asjad koos üle vaadata. Et tegelikult seesama nõuanne käib enamus selgituste kohta, et kui te tunnete,
et see selgitus, mida teile kuvatakse, ei käi üldse teie kohta, siis kindlasti andke sellest märku, et me saame need andmed siis üle vaadata. Siis maksustatavad kulude all on väga populaarne selgitus M1 kategooria sõiduautode ametisõiduks kasutamine versus siis erisoodustuse tasumine. Et sellest ma eelnevalt rääkisin, nagu ka võla selgitusest, mis siin allpool on toodud. Siis huvitaval kombel on väga populaarne ka käibedeklaratsiooni mitte esitamine tähtpäevaks ja isegi natuke hiljem, et me siin näiteks anname ka väikese varuaja, et me seda selgitust kindlasti ei kuva kohe järgmisel päeval peale KMD tähtpäeva, vaid me anname paar päeva varuaega, kui selleks ajaks ikkagi käibedeklaratsiooni ei ole käibemaksukohustustel, siis me selle kohta selgituse kuvame ja see on punane, et meie arvates on andmete deklareerimine väga tähtis, et me saaksime teada, et asjad on korras või mitte korras. Siis me oleme ära hinnastanud ka sellised isikud, kes hilinevad pidevalt deklaratsioonidega. Et siin selgitus on ise toodud, et millist perioodi me siis jälgime ja kui mitu deklaratsiooni, siis on see piir, millest edasi me hakkame seda selgitust kuvama. Aga jah, et kui te hilinete rohkem kui 5 deklaratsiooniga poole aasta jooksul, siis seda selgitust teile kuvatakse. Et kui te näiteks järgmisel kuul esitate deklaratsiooni õigeaegselt, siis järgmisse kuusse seda selgitust ei kuvata. Siis siin on toodud ka üks näide selle kohta, et milliseid vigu siis info ja B-osas tehakse, et info osas ongi siis selline viga, et KMD deklareeritud käibe veerus on toodud hoopis deklareeritud käibemaksusumma ja kuna me siin ütleme ka ära, et millise tehingupartneriga see selgitus on konkreetselt seotud, siis me eeldame, et te leiate selle vea kiiresti üles ja saate ära parandada. Ja nii nagu ma enne rääkisin sellest, et me deklaratsioonide hilinemistega ei ole väga rahul, siis me ka eeldame, et kui te deklaratsiooni esitate, siis te esitate need kohe õigete andmetega, aga siiski on väga palju isikuid, kes meile käibedeklaratsioone või deklaratsioone täiesti esitavad tähtajaks nullidega ja hiljem parandavad neid siis teatud numbrilisteks väärtusteks. Et ka siin meil on teatud kuude arv ja kordade arv, kus me siis võtame seda arvesse ja anname teada, et see tegelikult ei ole hästi, et te niimoodi toimetate. Et me ikkagi loodame ja ootame, et te esitate deklaratsioonid kohe ja õigeaegselt nende õigete andmetega. Siis väga palju isikuid saavad ka selle selgituse, et DST-l on tehtud väljamakse isiku kohta, keda ei ole töötamise registris registreeritud. Et me siin ei võrdle nagu jooksvat kuud koos siis selle tõrguga, vaid me vaatame mõlemale poole natukene, anname paar kuud aega. Aga kui see ikkagi jääb niimoodi, et tõrri isikut või töötamise registrisse isikut ei teki, aga DST-l väljamakse on, siis me palume parandus ära teha, kas siis DST-l või tõrris. Nii. Siis on see ostu-müügi pool, et siin on küll nüüd siis välja toodud see mõlemad pooled, et Kai on siia 2 selgitust kokku kombineerinud, et ühelt poolt me siis tõesti ütleme, et kui keegi näitab teile oma infoadel müüki ja teie näite soetust, vastupidi, keegi näitab teilt soetust ja teie näite müüki, siis neid andmeid me saame võrrelda just üle 1000 euroste arvete puhul, kus siis on selline reegel, et need tuleb info A ja B osadele kanda ja kui sellised erisused on, siis me selle kuvame ja palume teil siis omavahel kokku leppida, et kes parandab või kes eksis või ei eksinud. Siis me anname ka sellest teada, et kui te deklareerite soetust tehingupartnerid, kellel on deklaratsioon esitamata tähtpäevaks, et seda pigem juhtub sellistel päevadel, mis järgnevad kohe käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevale. Et seda me oleme täheldanud, et seda siis on pigem rohkem. Et see küll tuleb järgmisel slaidil, aga me tegelikult ümber arvutame oma selgitused igaöiselt. Et kui täna näiteks teile kuvatakse selgitus, et teie tehingupartner on KMD esitamata ja te teate, et ta nüüd kohe esitab, kui te olete ühendust võtnud, et selle ära esitab, siis järgmiseks päevaks see selgitus peab kadunud olema, sest me iga öö siis arvutame üle kõik riskid, mis siin on välja toodud. Siis on meil üks tehingupartneritega seotud selgitus siin välja toodud. Ja siis on viimasel real on siis üks selgitus, mille me siis tootestasime nüüd esmaspäevast, et kui me ütlesime, et me väljamaksete selgitused tootestasime esmaspäevast, siis tegelikult me sinna ja tänna liitsime veel selgitusi. Ja siis üks selgitus, mis meil on ka nüüd paari päeval väga palju tagasisidet leidnud, ongi siis see, kui me juhime tähelepanu, et te olete käibedeklaratsioonil sisekäibemaksu hulgas kajastanud mingi numbri, ja KMD Inf B osad me leiame, et soetusena on siis arvetena deklareeritud väga väike osa sellest, et siis me selle selgitustele kuvame, kus me palume siis vajadusel andmed üle vaadata ja korrigeerida.
aga ma ütlen veel kord, et kui teil on tunne, et see selgitus teie jaoks, et on ikkagi õigesti deklareeritud, siis andke meile sellest märku ja me saame selle selgitusest koos siis jagu. Siis on meil ka olukordi selle kohta, et me võrdleme just töötamise registrit, et siin on küll välja toodud selgitus selle kohta, et me oleme neid registreerinud 5 töölepingu alusel töötajat, kuid me ei ole neile deklareerinud väljamakseid. Et siin ongi see sotsiaalmaksu miinimumi kohustus tehtud, aga töötamise registri kohta meil on ka sellised selgitused, kus töötamise registris tehakse palju kandeid, need lõpetatakse, alustatakse ja TST-le ei järgne sellele väljamaksed, et ka sellised olukorrad me siis selgitame teile just töötamise registri näitajal. Siis on palju selgitusi on meil ka nendele isikutele, kelle juhatuse liige või omanik ei saa siis antud ettevõtte raames ei siis väljamakseid töötasuna ega dividendidena, et seal taga natuke keerulisem metoodika, et päris iga juhatuse liiga iga ettevõtte kohta seda ei saa, aga me lihtsalt oleme vaadanud isikuid, kes saavad tasu siis väga vähe või mitte üldse ja siis me oleme ikkagi otsustanud, et kui ettevõte on tegutsev ja tema töine panus on seal ilmselge, siis me soovime, et teistele jõuaks ka siis juhatuse liikme tasu või töötasu. Ja samamoodi, kui ettevõtte omandis on või vastutaval kasutusel on sõidukeid, mis eeldatavasti on siis aktiivses kasutuses ja ettevõttel ei ole TST-l ühtegi väljamakse saajat, siis me palume samamoodi andmeid üle vaadata, et kas ikka TST-le kõik töötajad on kantud ja kas nende tasud on deklareeritud. Nii, aitäh, Terje. Võtan sõna tagasi ja liigume siis edasi. Nii, aga loodetavasti saite siis natuke aimu, et mida me räägime, kui me mõtleme selgitused, ehk et need on need samad puudused, mida siis me palume ettevõtjal rakenduses või teenuses üle vaadata. Aga räägin siis üle ka mõned tähtsamad sellised reeglid. Nagu Herje mainis, siis tõesti, kui ettevõtja või raamatupidaja teeb täna oma andmed siis vastavalt selgitustest korda või teeb andmetes muudatusi, siis meil öösel käivitub selline automaatne andmetöötlemise robot ja järgmiseks päevaks siis on see muudatus teenuses näha. Meid eraldi andmete muutmisest teavitama ei pea, ehk et isegi ei tule teavitada, vaid täpselt järgmisel päeval vaadake, kas pilt on teenuses muutunud. Ja ühtlasi siis tavapäraselt need andmed muutuvad seal kella 10 kuskil hommikul, et kes on väga varajane hommikune raamatupidaja, siis tõesti neid muudatusi veel ei pruugi olla teenusesse üle kantud, aga teenuses on kenasti näha ka andmete uuendamise kuupäev ja kellaaeg, et võite siis seda täiendavalt jälgida, kas eilsed muudatused on tänases kenasti juba näha. Lisaks siis meie kodulehelt on kättesaadav selline dokument, mille nimeks on hinnangute arvutamise alused ja näitan ka siin väikest näidet siis sellest, ehk et need ongi need põhimõtted, mille järgi siis meie oleme liigitanud tõesti, kas ettevõtja asetseb rohelises, kollases või punases. Jah, me ei ütle konkreetselt numbreid, et kui teil on näiteks võlg 100 eurot, et siis te asetsete ja 60 päeva asetsete kollases või punases, et seda ettevõtja ise näeb oma hinnangutest, kuhu me oleme liigitanud, aga need on sellised üldised põhimõtted. Ehk et näiteks, kui siin vaadata sedasama esimest võlanäidet, siis roheline on juhul, kui ettevõttel ei ole võlga või see on ajatatud. Kollane siis sellisel juhul, kui on mahajäämus võla ajatamise graafikust või ajatamata nõudeid. Ja ühtlasi siis suuremate ja pikemate võlgade puhul ja ka maksejõuetusmenetluse puhul on ettevõte punases selles näitajas. Ja võib-olla siis mainin selle ka ära, et kuidagi, kui olete ühes näitajas juba punases, näiteks siis maksukuulekuse hinnangus, siis jah, see annabki teile siis maksukuulekuse hinnangu hindeks siis, või numbriks 1
ehk punase, ehk et me ei arvuta kuidagi kokku mingit metoodilist keskmist, vaid hinnang saab värvi ja väärtuse oma madalaima näitaja kaudu või põhjal. Siit võib-olla siis veel mainin, et alati ei olegi näiteks kollast värvi, et keskmise töötasu puhul olemegi liigitanud siis nii, et kas ettevõttel on ametikohapõhine keskmine töötasu kas korras ehk rohelises või esineb olulisi puudusi, mida me siis soovime, et ettevõtja üle vaataks ja kas korda teeks või kui tema arvates hinnang ei kajasta andmeid õigesti, siis alati saab meie poole pöörduda ja vaatame need andmed koos üle. Nii, liigume siis edasi, et teenusel on ka lisaks hinnangute andmisele erinevaid lisafunktsioone. Teenuses saab vormistada tõendi, et nii PDF kui digidoc formaadis. Saab ka hinnangute muutmisest või muutumisest tellida endale teavitusi nii siis EMTA keskkonda kui ka e-maili peale. Ja ühtlasi siis saab ka nimekirju koostada, ennast võrrelda kas siis tehingupartneritega või lihtsalt konkurentidega ja seda siis avalike andmete alusel. Nii, aga siis ma korraks vahetangi pilti, et nüüd on selline tore võimalus, et vaatamegi siis rakendusse sisse, kuidas see teenus siis tegelikult välja näeb ja kuidas seal liikuma peaks. Minul on juba pilt ees ja kohe jagan ka teile. Nii, kas Herje käest küsin, et nooguta Herje, kui on näha. Väga hea. Nii, olemegi siis hinnangute rakenduses või teenuses, tegelikult kõigepealt siis EMTA keskkonnas, kus ma nagu enne juba mainisin, siis töölaual on ettevõtja jaoks kenasti need hinnangud näha, kellel vastavad õigused on ja kui raamatupidajal veel õigusi ei ole, siis ta saab minna siia hinnangute menüüpunkti ja vaadata, kas on õigused või mitte ja juhul, kui ei ole, siis paluda siis ka juhatuse liikmel endale need õigused anda. Et selleks on meil olemas ka juhend EMTA-sse sisse logides. Siin seda juhendit ei ole, aga muidu on selline roheline teavitus, kus ütleb, kuidas siis neid pääsuõigusi anda, et sealt saab siis kiirelt abi, kuidas ligipääsu saada. Nii, aga praegu oleme siis sellises testkeskkonnas, et oleme välja valinud sellise toreda ettevõtte nagu Tubli Rukkis, keda päriselt ei eksisteeri, ehk et on tegu kujundlike andmetega ja saab siis edasi liikuda ettevõtja siit kahel viisil, et kui tal juba siin on nii-öelda need hinnangud kokkuvõtvalt kuvatud ja siin näitab ka, eks ju, ma mainisin, et enne, et siin on septembrikuu hinnang ehk et aktiivne ongi septembrikuu, kuna peale 25. oktoobrit anti siis hinnangud septembrikuusse, aga siin on ka näha väikeste vikerkaarte järgi, et tegelikult juba jooksvad nii-öelda postid või vikerkaarekaared on erinevatel näitajatel olemas ka juba oktoobri kohta, aga ainult see üks viimane on oktoobri kohta puudu. Aga siit edasi liikudes, siis jah, nagu mainisin, saab siit minna kas hinnangute lehele või siis valime menüüpunkti hinnangud ja mina valisin praegust menüüpunkti hinnangud. Ja siis avaneb selline teade või pilt, et kõigepealt siin on lugemata teateid sellest, kui siis teie ettevõtte hinnang on muutunud, et siia siis näete,
kohe nii-öelda punasega, kui on teavitused tulnud hinnangute muutumise kohta. Siis siin vasakul plokis on siis seesama pilt, mida nägite töölaual, ehk et mõlema hinnangu kiire ülevaade ja väärtus. Ja räägin ära siis kohe ka selle, et kuidas ettevõte saab oma siis andmeid võrrelda, ehk et see on selline teine lisafunktsioon. Ja me oleme siis ettevõttele loonud ka sellised KMD Inf ja KMD Inf A ja B põhjal nimekirjad ette, mida ta saab hõlpsasti oma tehingupartnerite korral klikata ja vaadata siis üle oma ettevõtte nii-öelda tehingupartnerite avalikud andmed. Nii, kohe proovin siia klikata. Siin avanevad siis need tehingupartnerid ja siin on päris palju sellist avalikku infot, alates sellest tollilubadest, esitamata deklaratsioonidest, võlgade juhatuse liikmete ja kõikide käivete kohta, et näitan ka korra saab siin nii tabelina kui ka graafiliselt siis ettevõtted võrrelda ja need on kõik siis neid tabeli veerust kenasti lahti võetavad, mille alusel nii-öelda ennast võrrelda saab või nimekirju koostada saab, aga saab ka tegelikult lisada ettevõtteid nimekirjadesse selle ettevõtte otsingu abil. Ja ühtlasi, kui te olete selle nimekirja ära teinud, siis saab sellega kenasti alla laadida. Laadin alla nupu pealt. Ja graafilises võrdluses samamoodi võib vaadata siis erinevate avalike andmete põhjal ja ennast teistega võrrelda. Et see on selline lisafunktsioon, aga läheme siis tagasi hinnangute juurde ja vaatame üle need vaated, mis ma enne näitasin ka esitluses, aga nüüd on võib-olla juba tuttavam ja silm haarab paremini, mis kus midagi asub. Ehk et alustame siis sellest, et kui ettevõte avaneb siis detailvaade, siis taas kuvatakse ettevõttele endale tema siis ettevõtte üldandmed, mis on need samad siis äriregistrist tulev info, EMTA-le esitatavad erinevad kvartaalsed andmed. Siin tähelepanu all on, kas ettevõttel on esitamata deklaratsioone või kehtivaid võlgu. Siin on see koht näha, kas andmeid on uuendatud ja mis kuupäeval. Siis on needsamad üldandmete aktsiisi, maksula, tolliteenuste lubade plokid, majandustegevuse registriteadete ja lubade plokid. Ettevõtte elulugu tuleb alla kerides ja siis jõuamegi hinnangute plokkideni. See on siis maksukuulekuse hinnang ja siit võib-olla erisuse toon veel välja selle, et siin nii-öelda testkeskkonnas on küll näha ka eelneva aasta ehk 2019 novembri ja detsembri postikesed, aga tegelikult me hakkasime siis ajalugu näitama alates 1. jaanuarist 2020 ehk et tõesti teil päriselt, kui te vaatate oma pilti, siis need eelneva aasta postikesed on puudu, aga peagi aasta lõpuks need ka kenasti täituvad, nii et tõesti me jälgime siis alati seda 12 kuu vaadet ja nagu mainisin, siis hinnangu saab siis täpselt nii, et iga kuu põhiselt, et me ei võta ka kuidagi seda aastat kokku, vaid me vaatlemegi konkreetselt näiteks siis septembrikuud ja antud ettevõttel on siis septembrikuu maksukuulekuse hinnang näiteks roheline. Nii, nüüd on needsamad tuttavad 6 näitajat, et mida tahan veel näidata on siis see, et siin näitaja all on ka sellise i-täpikese juures päris palju infot, mis me selle näitaja all arvesse oleme võtnud, et näiteks siin on ka selgitused vastutava isiku taust, et keda me siis üldse seal silmas peame, siis jah, tõesti lisaks juhatuse liikmetele on vastutavad isikud ka täisosanikud, usaldusosanikud, filiaali juhatajad, prokurist ja nii edasi, et seda saate juba siit alt täpsemalt näha. Või siis annabki see, mida me täna rääkisime, et
mida me siis näiteks täpselt keskmise töötasu all võrdleme, et võrdlemegi keskmist töötasu samade ametikoha põhiselt ehk et samadel ametikohtadel. Nii, ja siin ongi see siis koht, kus ettevõtja saab vaadata siin sinisega, et kui tal on näiteks siin midagi kollast või punast, siis saab liikuda siit edasi ja vaadata selgitusi. Ja tõesti mõnel ettevõttel selle ühe nii-öelda postikese all võib neid olla ka rohkem, et näiteks kui siit teete selle ühe korda, aga teised jäävad nii-öelda teile ikkagi korda tegemiseks või ülesse, siis teie hinnang ei muutu. Ehk et kõik need selgitused selleks, et see posti värv muutuks roheliseks, kõik need all olevad selgitused tuleb ettevõtjal korda teha. Nii, ja siin oli siis meil, näitan veel mõned näited, aga põhimõtteliselt täpselt nii lihtsalt ta käibki, et vaatan selgitusi, näen ära, mis seal all öeldud on ja saan liikuda tagasi põhivaatele, kus siis on selline kokkuvõttev, saab liikuda kuudepõhiselt nii siin vikerkaare peal, kui ka siin üleval siis valida sobiv kuu, mille peal te just soovite aktiivselt olla. Nii, ja teise ploki juures siis maksuasjade korrasoleku hinnang samamoodi on 6 näitajat, täpselt samamoodi näete ära, mis iga näitaja all on, mis deklaratsioone või mis andmeid on vaadatud. Ja kui soovite jälle, siin oleme näiteks septembri peal, vaatan selgitusi, siis kuvame täpselt jälle siia selle info, mis vajab korda tegemist. Nii, aga siit lähen siis tagasi. Ja selline see ettevõtte detailvaade ongi, aga käin siis üle veel seesama nimekirjade plokk, mida alguses näitasin, ehk et siin saab siis neid olemasolevaid KMD infide A ja B nimekirju vaadelda, aga ühtlasi, kui soovite siis ettevõtteid siin teenuses sees otsida, siis lähete siia ettevõtte otsing ja sealt juba saate uusi nimekirju koostada. Siis rääkisin ka esitluses teadete tellimisest. Et saab tõesti endale teateid tellida ja siin ka vaadelda siis neid teateid, mis ajalooliselt on tulnud, kas hinnangute halvenemise või paranemise kohta ja ühtlasi saab siis teateid tellida siin väikese linnukesega e-mailile, mis on tõesti väga mugav, et näiteks siin oli just üks ettevõte, kes alguses, kui me siis 4 kuud tagasi hinnangutega välja tulime, käis rakenduses teenuses sees ära, pani siia oma linnukese ja saab siis nüüd edaspidi teateid e-mailile ja ei pea siis võib-olla igapäevaselt külastama teenust. Aga raamatupidajatel kindlasti soovitame seda teha, et me näeme ka siin, et DST ja KMD esitamise kuupäevad on meile rõõmuks väga aktiivsed, nii et tavapäraselt käiakse juba, on selline tore harjumus, et tavapäraselt käiakse ka hinnangute menüüpunktist läbi, mis on meile ainult rõõmuks. Nii, aga siis saab ka vormistada tõendi ja tõendi vormistamist ka korra näitan. Saab vormistada eesti, inglise või vene keeles. Tõendi saab vormistada erinevate perioodide kohta, et valime siit näiteks viimased 12 kuud, saab valida kumba või mõlema. Siis hinnangu kohta tõendit soovitakse. Natuke küll kerib, aga vaatame, kas ta vormistab ka ära. Et nagu mainisin, siis tõesti oleme testkeskkonnas, mis võib-olla ei pruugi kõige paremini käituda, aga tõesti ta tõendi ära vormistas. Nii, siis näeme seda, et tänase kuupäevaga on loodud ettevõtte hinnangute kohta uus tõend. Avame ta praegu siis PDF formaadis. Nii, küsin igaks juhuks üle, kas tõend on näha, Herje?
Ei ole näha, jah? Kohe, siis teeme niimoodi, et ma vahetan korraks uuesti pilti, vaatame, kas ta siis ilmub. Nii, nüüd on tõend näha, väga hea. Ehk et tõendi näol siis on tegemist hästi lihtsa formaadiga, nagu Maksu- ja Tolliameti teised tõendid ka kõik on. Et ütleb siis, kes selle tõendi välja andnud on ja kahes siis erinevas plokis, et on maksukuulekuse hinnang ja on välja toodud need kuud ja erinevad siis näitajad. Igal näitajal on siis ainult number, värvi siin ei ole. Aga on ka selgitus siis nende numbrite kohta siin väikses kirjas, et mida mingi number tähendab. Ja mõlemad siis kuvasin siia peale maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu numbrid. Et maksimum siis on see 12 kuud. Täna ettevõtjale on tegelikult näha 10 kuud, aga tõesti peagi see 12 kuud ka täitub. Nii, aga võtan tagasi rakenduse vaate. Nii, on olemas Herje. Väga hea. Nii, aga siis veel ei näidanud, et need kõik käisime läbi. Jätke siis meelde, et siin on hinnangute menüüpunkt, aga näitan siis ka seda ettevõtte otsingut, kus siis rakendusest seest saab otsida teist ettevõtet. Et tõesti sealt alt siis näeb ainult täna ettevõtte üldandmeid, et valin siin näiteks mõne väga tuntud Eesti ettevõtte. Aga kohe ma vaatan, kas see siin meil testis ei toimi. Siit võtame midagi muud. Võtame ettevõtte Oleregl. Ja siin siis saamegi kohe ka, ei saanud, kohe vaatan, kas saan nii nagu tahtsin. Tuli ette. Ehk et siin näitab ta ikkagi siin üleval seda, et olete ettevõtte Tubli Rukkis alt sees ja siis kuvame neid aktsiaselts Olerexi üldandmeid. Ühest vaatest saate siis nii palju infot, kui meil tema kohta on. Siin oli ettevõtte elulugu, majandustegevusregistri teateid ja tollilubasid talle siin keskkonnas vähemasti ei pakuta. Et need on siis sellised võimalused, kuidas teisi ettevõtteid otsida. Nii, aga siis lülitan tagasi ja lähen edasi presentatsiooniga ja saame üle käia sellised mõned põhilised asjad, mida siis üle korrata. Nii, otsin õige koha ka välja, kuskile valesse kohta meid visanud. Nüüd on olemas ja jätkame siis siit. Herje noogutab, kui taas on minu pilt näha. Väga hea. Nii, kordame siis üle, et mida ja kus ma teha saan. Saate siis tõesti kasutada kahte erinevat keskkonda, kas Maksu- ja Tolliameti kodulehte, kuhu ei pea sisse logima, või siis e-teenuse keskkonda, e-teenindust ja sinna siis peate sisse logima, kui olete raamatupidaja, siis ka juhatuse liikmelt omale täiendavad õigused küsima. Et kui siis olete seal EMTA pealehel, siis saate otsida ettevõtteid, nii enda kui täiesti võõraid tehingupartnereid, keda iganes ja tutvuda siis ettevõtete avalike andmetega, aga teenuses sisse logituna siis e-teeninduses menüüpunkti all hinnangud saab teha siis palju enamat ehk et tutvuda hinnangutega ja täpsemalt siis nende selgitustega, mida me soovime, et ettevõtja korda teeks.
Ühtlasi siis koostada nimekirju, tellida teavitusi ja koostada siis maksukäitumise hinnangu tõendit. Lisaks, enne kui me selle teenusega siis välja tulime ja teile kättesaadavaks tegime, kutsusime 7 ettevõtjat oma pilti siis vaatama. Neil tõesti avanes selline võimalus, et nemad said oma hinnanguid näha enne kui kõik teised testimise eesmärgil ja kogusime sellise toreda tagasiside kokku, et tõesti siis nii juhatuse liikmed kui ka raamatupidajad käisid meil siin või finantsjuhid tõdesid, et tegu on hea tööriistaga, et tõesti raamatupidajatele siis peale deklaratsioonide esitamist saab kiire tagasiside ja oma hinnangud üle vaadata. Mulle meeldib ka see, et punane motiveerib rohkem kui kollane, et tõesti me ise oleme jaganud need punasteks ja ka kollasteks või rohelisteks, aga siis me oleme täitnud enda eesmärki, et kui tõesti ettevõtja soovib punase korda teha ja ühtlasi mainiti ka seda, et tahaks tegelikult näha ka teiste ettevõtete hinnanguid või hinnangute infot. Näiteks siis praegu see ettevõtja kasutas tehingupartneri kontrolliks inforegistrit, aga tõesti järgmisel aastal meil on teenuse täiendamise plaanid ehk et ühel hetkel, loodetavasti siis kevadel, ettevõte saab oma siis hinnangute infot ka teistele jagada või siis täiesti avalikuks teha. Ja kui on täiesti avalik, siis emta.ee lehelt on see nii-öelda kõikidele kättesaadav siis ja omamoodi siis võib-olla ongi see ka kvaliteedimärk, et kes on rohelised, siis saavadki näidata, et nemad on korrektsed maksumaksjad. Nii, aga siis kokkuvõtteks anname siis ettevõtjatele tõesti operatiivset ja kiiret tagasisidet kuude põhiselt ja neid ettevõtteid siis tänase seisuga on tõesti 160 000. Kui te veel küsite, et palju on rohelisi, kollaseid või punaseid, siis tegelikult suures pildis on kõik hästi, et septembrikuu seisuga on meil circa 60% ettevõtteid, kes on kenasti rohelises. 1/5 on punased ja 19% siis on kollases. Nii et neid ettevõtteid on, keda me loomulikult kutsume teenust vaatama ja kasutama, aga suures pildis meil on hea meel selle 60% roheliste üle ka. Teenus aitab siis ettevõtjal oma maksuasjad korras hoida. Teenuse kasutamine ja vaatamine on vabatahtlik. Et kedagi ei sunni, aga samas loomulikult ootame kõiki kasutama ja et teenusest oleks kasu nii teile kui ka meile. Maksukäitumise hinnangud uuenevad ja täienevad pidevalt, et see on hea näide selle kohta, mida me tegime esmaspäeval, et lisasime hulganisti uut infot teenusesse ja kindlasti teeme seda ka tulevikus, nii et seepärast soovitame ikkagi ettevõtjale ja raamatupidajal regulaarselt kursis olla ja käia siis teenust igakuiselt külastamas või siis olla nutikas ja tellida endale hinnangute muutumise teated. Nii nagu rääkisin, siis järgmisel aastal tõesti plaanime seda, et hinnangute infot on võimalik jagada ka oma tehingupartneritega või potentsiaalsete tehingupartneritega ning kogu teenuse eesmärk ongi see, et me soovime kasvatada vabatahtlikku maksukuulekust, et tõesti me ootame, et ettevõtted teenust kasutaksid, iseeneslikult korda teeksid ja see ongi see vastus, et siis maksuaudiitor ei pea suure tõenäosusega teie poole pöörduma, kui olete rohelises, siis me oleme nii-öelda valmis, et teie parandate ise oma andmed ära ja meil on nii-öelda vähem käsitööd. Nii, aga siis ongi presentatsiooniga oleme jõudnud lõpule. Me täname, aga võtame siin enne veel küsimused ja mainin ka ära, kus siis saab seda lisainfot.
Meil siis jagame siis teile ka seda slaidi esitlust pärast tänast koolitust ja kui on küsimusi veel peale tänast, siis alati saate pöörduda meie äriklientide nõustamise liinile, kas telefoni teel või äriklient emta.ee kirjutades. Või siis ka tegelikult, kui olete e-teeninduse keskkonnas sees, siis on seal selline tore nupuke nagu suhtlus, et kindlasti julgustame ka seda kasutama. Aga praegu siis saamegi võtta küsimused ette, mis meile on laekunud. Nii et võtame kõigepealt chati ja vaatame, mis teid on huvitanud. Nii, ma siis loen kõvasti ette, siis saavad kõik kuulda ja siis me vaatame, kumb siis meist Herjega saab vastuse anda. Kui firmal on äripartnerid välisriigis, kas siis on hinnangus näha ka välispartneritega ost-müük-tehingud? Herje. Ma vastan ise jah, et hetkel ei ole, aga me plaanime selle kohaseid selgitusi küll, et kindlasti tuleb kommunikatsioon ka, kui me need selgitused sinna lisame, aga täna hetkel veel ei ole. Aitäh. Ja teine küsimus on, kui raamatupidaja saab kasutuseks loa, kas temal on samamoodi võimalus tellida teavitused oma e-postile? Kuna e-emtas on tegelikult üks vastaspool, selline, keda me seal siis e-emtas teavitame, siis kui selle raamatupidaja e-mail on seal märgitud, siis selle ühe vastaspoolena siis jah, ta saab tellida. Et põhimõte on siis see, et ei ole vahet, kas ta on juhatuse liige, kas see on info ettevõttes, kas see on raamatupidaja e-mail, aga meil on üks vastaspool. Nii, chatis ma rohkem küsimusi hetkel ei näe, aga vaatan ka üle Q&A. Nii, ja loen ette. Kui eraettevõte tegutseb sektoris, kus keskmise töötasu aluseks olevate töötasude maksjad on ka 80% ulatuses riigisektoris, mis võimaldab eelarveliselt maksta oluliselt kõrgemaid töötasusid, tervishoid, kui mikroettevõtjal võimalik, siis kas ja kuidas Emta robot võtab seda arvesse ning samuti, ühinen 10-18 küsimusega, seda küsimust ma veel ei näe, aga ju see siis tuleb. Et see 10-18 küsimus puudutas siis seda, et kas me tööaja määra võtame keskmiste töötasude arvutuses arvesse või mitte ja ma vastasin, et me ei võta seda arvesse. Aga nüüd sellele küsimusele vastates, et me ei saa teha päris iga ettevõtte kohta eraldi mudelit ja seda ka Emta robot ei suuda arvesse võtta, aga kui te leiate, see inimene, kes selle küsimuse küsis, et teie ettevõte poleks pidanud seda selgitust saama, siis võtke meiega ühendust ja me vaatame asjad koos üle. Nii, aga siis ma tulen ilmselt mingis teises järjekorras, vaatan sellist küsimust praegu. Kui praegu muuta 09 KMD-d, siis muutub ka KMD esitamise tähtaeg, ehk siis septembri KMD-st räägime. Kas see muudab hinnangut, et KMD on tähtaegselt esitamata? Ei, see ei muuda, et selles mõttes, et ma eeldan, et see septembrikuu käibedeklaratsioon oli õigel ajal esitatud, et kui te nüüd parandate, siis seda selgitust küll ei hakka kuvama, et teil oli see tähtaegselt esitamata. Küll aga slaididel ei olnud, aga meil on olemas ka selgitus selle kohta, et kui te liiga palju neid deklaratsioone parandate, siis me selle kohta kuvame küll hoiatuse ühel hetkel, et te olete liiga palju deklaratsioone parandanud, et esitage kohe õigeaegselt edaspidi. Aga selles mõttes käibedeklaratsiooni esitamise kohta selgitust ei tule, kui te nüüd parandate. Nii, siis kui KMD on esitatud õigel ajal ja pärast on parandatud, kas siis tuleb ka märge, et deklaratsioon on esitatud hiljem? Me deklaratsiooni esitamise tähtpäeva üldiselt või ka esitamise aega hinnangutes üldse ei kuva, et sellest ei muutu ka midagi. Kas ettevõte, keda otsingu kaudu vaadeldakse, näeb seda? Ei näe, et sellist logi me ei avalda, ehk et ettevõtted ei tea, kui neid on otsitud.
Siis järgmine küsimus. Kui minu ettevõtte andmeid on käidud vaatamas teise ettevõtte poolt, kas meile siis jääb märk maha, kes ja millal vaatas? Ei, et tõesti, kuna tegu on täna avalike andmetega, siis sellist märki maha ei jää. Nii, kust saab vaadata, millal ja mis koolitusi tuleb veel? Ma usun, et see on siis teises vallas, et mis koolitusi EMTA veel pakub, siis ma arvan, et kindlasti seesama koht, kust meid hästi palju üles korjati, oligi Facebook, et ma soovitan raamatupidajatel liituda, et kindlasti on erinevaid raamatupidamisgruppe, kus me EMTA põhiselt oma koolitusi reklaamime. Ma praegu küll konkreetselt ei oska ühtegi järgmist välja nimetada, aga kindlasti tasub jälgida siis Facebooki erinevaid gruppe ja ka EMTA endal on siis nii-öelda Facebooki konto, kus me selle uued koolitused siis välja hõikame. Nii, siis millest oleneb, et firma andmed kuvatakse, ei kuvata maksukäitumise hinnangu päringus? Panin tähele, et ühte toimivat firmat registris ei paku, ei leia. Võimalik, et siis toimib firma, ma arvan, et siin räägitakse nüüd siis üldandmetest, et ei leitudki üldandmeid. Siis tegelikult ikkagi ettevõtete äriühingute põhiselt need tavapärased Eesti ettevõtted tõesti peaks olema üldandmete põhjal kindlasti olemas. Et kui ei leidnud, siis ma soovitan äriklient peale saata ja me saame täpsemalt sisse vaadata, mis selle asjaolu taga võib olla. Nii, kuidas juhatuse liige saab anda ligipääsu hinnangutele? Et selleks ongi kõige lihtsam praegu, kui EMTA-sse sisse logida, siis seal EMTA-s on see kohe üleval päises roheline teade, mis ütleb, kuhu peab minema ja mis õigusi andma peab. Et selle rohelise teate järgi toimides juhatuse liige saabki raamatupidajale need pääsuõigused anda. Nii, võtan järgmise küsimuse. Deklaratsiooni parandus on võrdsustatud deklaratsiooni hilinemisega. Kas see ei tekita suletud ringi maksuhinnangule? Iga parandus maksuhinnangu märkuse alusel tekitab järgmise maksuhinnangu languse. No ma vastan siis sedapidi, et tegelikult me igat parandust ei võrdsusta deklaratsiooni hilinemisega, et nagu eespool mainisin, et kõigepealt esitada deklaratsiooni ära ja kui esitatud deklaratsioonis on mingid vead, siis me juhime sellele tähelepanu. Kui need vead ühe korraga ära parandada, siis ongi üks parandus ja selle pinnalt me ei hakka uut selgitust teile kuvama ega mingit värvi muutma. Lihtsalt, et kui neid parandusi on ühe deklaratsiooni kohta liiga palju, et me siis vaatasime ka teiste andmeid, et on isegi meil selline näide, kus siis ühte deklaratsiooni üks isik ühe perioodi deklaratsiooni parandas üle 16 korra, et seda on ilmselgelt liiga palju. Et me oleme sisemise piiri seadnud, üle mille parandust tundub juba, see ei ole enam õige lihtsalt ja me palume esimest korda, kui teised deklaratsioonid andmed õigesti teha. Et päris iga parandus kindlasti siin midagi ei tekita, et sellepärast ei maksa muretseda. Ja Q&A-st näen viimast küsimust. Ettevõttel puudub üldse auto. Mida siis veel täita? Herje, kas sa oskad selle lühida kommentaari peale või küsimuse peale midagi öelda? Kui nüüd mõeldakse seda, et kui ettevõttel ei ole ühtegi autot, et mida veel täites ja näiteks teil on kuvatud see selgitus, kus me räägime ametiautode märke täitmisest Maanteeametis, et kui see on see juhus, siis palun kirjutage meile äriklient EMTA-l, et me saame selle olukorra üle vaadata, et kui me oleme teile selgituse kuvand, aga teil näiteks sõiduautot üldse ei ole. Aga ma ei saa ka kindel olla, et ma praegu tõlgin siin küsimust õigesti, ma ei tea. Nii. Aga ma vaatan veel siit chatist on veel küsimusi laekunud. Kohe vaatan, kas ma saan siit midagi välja tuua, sest tegelikult jah, meil on aeg täis, aga ma kohe vaatan. Siin on lihtsalt kommenteeritud ühte, ma näen, et ühte meie siis selgitust. Kui juhatuse liige on välismaalane ja ei oma online ligipääsu e-maksuametile, siis kuidas raamatupidajale saab hinnangu õigused anda? Kas ta peab selleks Eestisse tulema?
et pääsuõigusi on tõesti võimalik tegelikult edasi anda ka meie teeninduse osakonnal, nii et palume ühendust võtta ärikliendi nõustamisliiniga ja vaatame sealt siis, kuidas juba leida sobiv lahendus ka välismaal asetsevale juhatuse liikmele. Et siit ma tõmbakski tegelikult otsad kokku, kuna tõesti aeg on läinud linnutiivul ja oleme saanud ka päris palju küsimusi. Kui nüüd vabandan, mõni jäi veel erinevates keskkondades viimased laekunud küsimused vastamata, siis siin ärikliendi nõustamise infotelefon saab teile kindlasti abiks olla, kas siis e-kirja teel või siis kõne. Ja nii et meie omalt poolt väga täname, et te kuulasite ning kindlasti ootame kõiki teid hinnangute teenust kasutama. Nii et suur tänu ja ilusat päeva teile!